Harjutus garantiikiri. Esimeseks tuleb sisestada esimesele reale firma nimi, aktsiaselts Remondimees. Firma nime ees olev logo tuleb ise teha programmis Paint. Logo ei pea olema samasugune, nagu on käesolevas ülesandes tehtud. Kui programmis Paint on logo valmis saadud, siis tuleb võtta see aktiivseks ja kopeerida sellesse harjutusse firma nime ette. Kopeerida saab logo tehes selle peal parema hiireklõpsu ja valides hüpikmenüüst kopeeri ehk copy. Ning firma nime ette saab selle asetada, kui teha firma nime ees parem hiireklikk ja valides hüpikmenüüst kleebi ehk paste. Järgmistele ridadele tuleb sisestada firma andmed. Kusjuures viimasel real tuleb andmed eraldada mõõduribal tabeldusmärgiga. Selleks, kui on ära sisestatud EE0001 Tallinn, siis mõõduribale tuleb tekitada paremale poole tabeldusmärk. Ning seejärel vajutada klaviatuurilt tabeldusklahvi. Siis saab sinna edasi sisestada kirje meie 10.10.03 ja nii edasi. Garantiikirja edasi sisestades tuleb kirjutada ka 1/4. Selle saab sisestada, kui kirjutada üksteise järgi lihtsalt numbrid 1, kaldkriips ja 4 ning vajutada tühikut. Seejärel tekib automaatselt tekstis olev väikeses kirjas 1/4. Reklaamteksti kasti saab menüüst lisa nupu tekstiväli alt ehk menüüst insert nupu textbox alt. Siinkohal on soovitatav kasutada kõige esimest pakutavat kasti. Seejärel on võimalik reklaamtekst kasti sisse ära sisestada. Kui sisestada dokumendi lõpus olevaid andmeid ning programm viskab automaatselt järgmisele leheküljele, siis peaks vormindama lehekülge selliselt, et kõik mahuks ühele leheküljele ära. Esimene meetod selleks on muuta lehekülje piire suuremaks. Selleks tuleb liigutada vasakul pool asuvalt mõõduribalt tekstivaba serva ehk halli ja valge piirjoont tekstist kaugemale. Oluline on märgata, et hiir peab sellel momendil olema selline, et mõlemal poolel on väikesed noolekesed. Teise meetodina saab kustutada mitteolulisi tühjasid ridasid ehk Enter-klahvi kasutust. Selleks on avaleht ehk home menüüst sisse lülitatud paragrahvi märk. See näitab kõiki tühjasid ridasid ja muid klahvide kasutusi. Viimasel real olevad andmed tuleb sisestada tabeldades. Ehk mõõduribale tuleb tekitada tabeldusmärgid ning järgmise kirje juurde tuleb liikuda tabeldusklahvi kasutades. Lõpuks tuleb ka kogu harjutus ära vormindada. Kui võtta kogu tekst aktiivseks, seda saab teha ka klaviatuurilt klahvi kombinatsiooniga Ctrl ja A, siis esmalt kontrollitakse tekstis reavahe suurust. Seda saab teha avalehel reavahe nupu alt ehk home menüüst line spacing nupu alt. Käesolevas ülesandes peaks olema reavahe suurusega 1,15 punkti. Ning lõiguvahe saab muuta menüüst küljendus ehk menüüst page layout nupu vahed ehk spacing alt. Nii enne ehk before kui ka pärast ehk after peavad olema 0 punkti. Vajadusel saab Enter-klahvi kasutades tekitada rohkem tühja ridu, et tekst paigutuks dokumendis korrektselt. Pealkirjas on tähemärgi suuruseks 20 punkti ning see on rasvases kirjas. Kogu tekst on kirjastiiliga Times New Roman ning ülejäänud tekst, välja arvatud pealkiri, on tähemärgi suurusega 12 punkti.
Kastis oleva reklaamteksti kirjastiiliks on Calibri body ning tähemärgi suuruseks on 11 punkti. Tekstikasti on võimalik dokumendis liigutada ning vajadusel suuremaks ning väiksemaks muuta. Oluline on kastis olev reklaamtekst joondada sirgelt nii vasakult kui ka paremalt poolt ning tekitada automaatselt taandread. Lehekülje lõpus olevatele tabeldatud andmetele saab joone tekitada peale, kui võtta esimene rida aktiivseks ning valida avalehelt ääriste alt ülaääris ehk Home menüüst Borders nupu alt Top Borders. Pealkirja ei tohi kindlasti keskele viia tühiku ega tabeldusklahve kasutades. Pealkiri joondatakse keskele ikka avalehelt ehk Home menüüst vastava nupu abil. Sellisel kujul tehtud ülesanne on valmis.